Jumal rahuldab meie, igapäevased vajadused kirjas hebrealastele 4 peatükis, salmis 16 öeldakse, lähgem siis julgesti armu aujärje ette, et saada halastust ja leida armu, mis meile aitaks oikeal ajal. Sa vihkad muretsemist, aga mida sa saad sellega teha? Siin on 3 tohusat viisi, kuidas murest huulimata toime tulla, mis tasub arvesse võtta. Esiteks, palveta rohkem. Keegi ei suuda korraga nii palvetada kui muretseda. Kui me muretseme, me ei palveta. Kui me palvetame, me ei muretse. Seepärast kirjutas prohvet Jesaja. Sina, Issand, pead kinni täielikus rahus selle, kelle motted on sinus kindlad, sest ta luudab sinule. Teiseks, soovi vähem. Enamus murede pohjus ei ole see, mida me vajame, vaid see, mida me soovime. Apostel Paulus kirjutas, roomustage alati Issandas, ja veel ütlen, roomustage. Kui Jumal on sinule piisav, siis on sul alati küllalt, sest sul on alati Jumal. Kolmandaks, ela tänases päevas. Ära ohverda tänast päeva, mis on koik, mis sul on mure altaril. Jumal saadab abi just siis, kui me seda vajame. Sul ei ole veel targaid lahendusi homme esitatavatele probleemidele, aga homme on. Sul ei ole veel vajalikke vahendeid homseteks vajadusteks, aga homme on. Sul ei ole veel piisavalt julgust homme esitatavateks väljakutseteks, aga sa saad selle, kui homme kätte jõuab. Jumal rahuldab igapäevased vajadused igal päeval ja imepäraselt. Kui sa usud seda, siis palveta koos minuga nüüd. O Issand, meleta mulle elada tänases päevas ja usaldada, et sa annad mulle tarkuse ja vahendid kui homme kätte jõuab. Aitäh, et sa rahuldad mu vajadusi igal päeval tõeliselt, imepärasel viisil. Kui sulle see video meeldis, jaga seda kellegagi, kellest hullid, ja ta meeldib teile see kanal ja kohtumiseni järgmises videos.